Täna ma näitan siis lühendatud ridadega sokikanna kudumist, kus siis kand näeb välja suhteliselt samasugune nagu poesoki puhul. Ja ei ole siin eraldi kannalakka, kui siit tuleb säär, siis tuleb kohe kand ja siit läheb siis varbausa edasi. Või vastupidi, kui on varbast alustatud sokk, nagu tegelikult selle soki puhul tegu on, et siis on siin lihtsalt selline tavaline poe soki kanda minutav kand. Antud juhul oli mul 12 silma vardal ja need 2 varda silmad, kuhu ma plaanin siis kanna kududa, panin ma kokku ühele vardale. Sellel vardal on mul siis antud hetkel 24 silma. Ja kanna moodustamisel põhimõtteliselt on sarnane tavalise kannaga, et mõttest tasuks need silmad siis jagada 3. Et kui meil on siin siis 8 silma ja siit ka 8 silma, siit 8, nii, ja siis keskel jääb 8. Et kanna puhul siis alguses kootakse siit algusest rea peaaegu lõpuni, keeratakse töö, koetakse tagasi peaaegu rea lõpuni, siis kootakse jälle siiapoole peaaegu rea lõpuni, seekord jääb 2 silma kudumata ja niimoodi järjest kitsamaks, kuni jääb see nii-öelda 1/3 silmadest, kus ei ole siis kootud, kus ei ole veel pööramisi. Ja siis hakatakse järjest pikemaks järgi kuduma uuesti. Et ma siis näitan. Alustuseks koome peaaegu rea lõpuni, nii et jääb 1 silm kudumata. Ja siis koome täiesti tavapäraselt parampidiseid silmi. Nüüd on mul vardal 2 silma, siis ma koon veel 1 silma veel ära. Nüüd on viimane silm vardal. Ma toon lõnga töö ette. Ta on siin töö eespool. Võtan selle silma ilma kudumata vardale. Nii. Viin lõnga uuesti töö taha. Ja tõstan ta uuesti teise käe vardale. Nüüd meil on siit niimoodi lõng ümber selle silma, mida me ei ole kudunud. Ja nüüd ma keeran töö ringi. Minu pool on töö pahem pool. Siin on kõik need 24 silma. Ja parema käe vardal on siis 1 silm kudumata, kust ümbert läheb lõngajooks. Ja koon nüüd pahem pidi samuti peaaegu rea lõpuni, nii et kudumata jääb 1 silm. Nii, nüüd meil on jäänud siis kudumata antud hetkel 2 silma. Selle eelviimase koon veel täiesti tavaliselt parempidi silmana. Siis on mul lõng ongi töö eespool. Võtan järgmise silma ilma kudumata paremale vardale. Libistan varda välja. Panen varda uuesti sisse. Lõnga jooks ümber selle silma ja keeran töö. Nüüd on töö parem pool. Lõng tuleb siit ümber selle silma, kui see silm ise ei ole kootud. Ja nüüd koome samamoodi siit parem pidi ilusti rea lõpuni. Kui enne jätsime kudumata 1 silma, mis on siit natuke teistsugune näha ka, ja seal on lõnga jooks ümber silma, siis nüüd jätame kudumata 2. Et me koome siit kuni rea lõpuni, kui kudumata on 2 ja selle silma siit enne 2 viimast, selle siit koome veel ära. Et ma siit praegu ei näita, keerin edasi, kuni ma olen uuesti rea lõpuni. Nüüd ma olen uuesti siin rea lõpuni veel mõned üksikud silmad, antud juhul 4 silma ja ma pidin jätma kudumata seekord 2. Siis ma koon need viimased siit veel läbi, nüüd on meil 2 tükki jääb kudumata, 1 neist on see, millel on näha siit ka lõnga jooks, mis väga hästi küll ei paista võimalik, kuid see lõnga jooks siin on. Nii, nüüd ma toon taas lõnga töö ette. Võtan selle 1 silma siit kudumata
paremale vardale, viin lõngatöö taha, see silm jääb siia vardale, vasakule vardale ja võtan selle teise silma, mis jäi praegu kudumata, uuesti vasakule vardale ja lõnga jooksul ümber selle silma siin. Siis meil on 2 silma, mis on kudumata selle ringi jooksul. Ja keeran jälle töö. Nii, siit poolt ka taas. Siin on see silm, mis me esimesel ringil jätsime kudumata. Ja see on nüüd see silm, mille me siin ringil jätsime kudumata. Ja selle lõnga võib nüüd õrnalt pingutada ja hakkame taas pahempidi kuduma. Ja koome nii kaua, kuni meil on rea lõpuni jäänud siis kudumata 2 silma. Ja seal ma näitan siis taas. Mul on siis siin 2 silma rea lõpust kudumata. Üks on juba see, mida meil rida ei kudunud. On siin see silm, mida me selle reale toon lõngatöö ette. Võtan selle silma paremale vardale, viin lõnga uuesti töö taha ja võtan selle silma uuesti vasakule vardale. Meil on selline mähitud silm, lõngakeerd jooksib ümber silma ja keeran töö. Ja nüüd täpselt samal meetodil koome igal real järjest ühe silma vähem. Siin on näha ka, et silmad, mis on jäänud kudumata, nad on sellised asetsevad tsipa madalamal ja neil on siis see lõngakeerd ümber. Et nüüd selle rea lõpus meil peab jääma, et siin on üks silm, mis on lõngakeeruga, teine silm, mis on lõngakeeruga ja meil peab jääma see 3. ka kudumata ja koome siis need silmad siit üle ära ja siin võtame siis jälle keeru ümber selle silma ja keerame töö ja koome tagasi. Ja niimoodi kood siis järjest lühemaid ridu, mähkides selle viimase silma, selle, mis jääb kudumata, kuni on siis keskel 1/3 silmadest, mida ei ole niimoodi mähitud. Ma näitan siis hetke pärast seda kohta. Mina olen nüüd oma sokikanna kudumisega jõudnud nii kaugele, et mul on siin viimane rida, kus ma koon järjest vähem silmi, ehk siis mul on 3, 6, 7 silma siit juba mähitud, selle real ma mähin 8. silma. Kuna minul oli kokku 24 silma, siis on 1/3 silmadest siin servas mähitud. Teises servas on juba 3, 6 ja 8 silma mähitud. Nad seisavad niimoodi hõredamalt vardale selgelt nähtavad. Siis mul on praegu siin jäänud kududa veel pahempidi 1 silm. Ja siis järgmine jälle mähkida niimoodi, et lõng on töö ees, anda paremale vardale, lõng töö taha ja vasakule vardale tagasi ja keeran töö. Ja näitan seda samuti siis ka paremalt poolt, kus mul on selline poolkanda, kus read lähevad järjest lühemaks, mis on kootud ja servas on sellised hõredad silmused, mis on mähitud. Siin praegu just näha, et 8 tükki. Teises servas on ka 3, 6 ja 8 silma mähitud ja keskel on samuti 8 silma. Kui teie silmuste arv ei jagu täpselt 3-ga, siis kui jääb 1 üle, siis on see hea jätta siia keskele. Kui 2 üle, siis siia külmistesse mähitud silmadesse, et teha lihtsalt rida rohkem. Et kõik sõltub sellest, kui palju algselt silmi vardal oli. Nüüd oli 24, kui ma oleks jäänud 25, siis ma võin nii, et mul on küll samuti 8 mähitud silma, kui et keskel oleks jäänud 9. Või kui oleks jäänud 26, siis mõlemal serval oleks jäänud nii, et teeb 9 silma ja keskele 8. Aga nüüd hakkame siis kuduma järjest pikemaid ridu. Selleks siis mul on siin see silm mähitud ja alustan parempidist rida, koonda siis esimese mähitud silmani. Praegu siin kiirelt tuleb, meil on keskel jäänud praegu 8 silma. See silm ei saanud kootud. Ja mul on siin esimene mähitud silm. Siis nüüd selleks, et see silm läbi kududa, tuleks vardale võtta ka see lõngakeer, mis me ümber see silma panime. Ja ta jookseb siit niimoodi, eest taha. Ja ma panen ta samapidi vardale. Ja kui ma võtan nüüd vasakule vardale tagasi, siis oleks nagu mul 2 silma üksteise peal ja ma kooksin nad justkui kokku. See tagab selle, et siin servas ei auke ja ainetuid kriipse. Mul on need silmad, see silm koos selle lõngajooksega läbi kootud, kuid selleks, et ma tööd keerates siia suurt auku jälle ei jääks, mähin ma selle järgmise silma teistkordselt. Jälle. Silm tagasi, 2 mähkimislõnga.
ja keeran töö. Nii, siis mul on siin silm, mis on nüüd 2 korda juba mähitud ja koon tagasi rea pahempidi jälle kuni selle esimese silmani, mis siin on mähitud. Ülejäänud vardad kipuvad libisema, ma püüan siit kiirelt kududa. Ja olen selle silma juures, millel on siin samuti sisse lõngajooks kaelas. Võtsin ta paremale vardale, sest nii just lihtsam teha. Tõstan selle lõngajooksu samuti vardale. Tõstan need tagasi vasakule vardale ja koon nad läbi antud juhul siis pahempidi. Nii lõngajooksu kui see silma korraga. Just kui kooks 2 silma pahempidi kokku. Ja järgmise silma mähin. Samamoodi nagu ma olen varem teinud ja keeran taas töö. Ja koon taas parempidi siia lõpuni. Võtan selle mähkimislõngajooksu vardale, koon ta siit läbi järgmise silmaga ja veel järgmise mähi. Ma siin praegu korraks ei näita teile siis seda rea kudumist, mis on siin igav, näitan uuesti korraks. Ma olen taas siis kudunud siia rea nii-öelda poole peale, kus meil tuleb see esimene mähitud silm. Ja see on nüüd meil esimene silm, mis on mähitud 2 korda. Ja sellega käitume nii nagu eelmisel ringil. Võtame ta korraks paremale vardale, siis meil on siin 2 lõngakeerdu ümber tema. Võtame nad nüüd varda, lükkame ettevaatlikult sisse. Ja tõstame need siia paremale vardale, kõik kolmekesi üksteise peal. Võtame uuesti vasakule. Samuti oleks võinud sel hetkel kohe vasakule tõsta, aga vahel siis mõni keerdujast kipub kaduma minema, ära libisema. Aga nüüd mul on siin 3 justkui silma, üks on siis see silm ja 2 on need lõngajooksud ja koon nad parem pidi kokku kenasti. Ja järgmise silma jälle mähin ja keeran töö. Ja nüüd täpselt niimoodi, nagu ma praegu olen seda näitanud, koome iga kord siis ühe silma rohkem, kududes ta kokku siis oma lõngajooksudega, mähkides järgmise silma ja siis jälle kududes tagasi. Ja niimoodi edasi tagasi, kuni me oleme jõudnud uuesti rea lõppu. Näitan praegu veel ühe korra pahemal pool, sest ma pole seda 2 lõngajooksuga varianti näidanud, aga praegu ma lihtsalt mähkin selle silma, keeran tööd ja koon lihtsalt pahempidi silmad kuni selle esimese lõngajooksuga silmani läbi. Aga ma ei hakka seda näitama, muidu läheb video väga pikk. Nüüd ma olen jõudnud siia taas selle silmani, mis on mähitud ja mis on meil siis antud juhul 2 korda mähitud silm. Ja selleks, et ta siis pahempidi läbi kududa, ma võtan ta korraks paremale vardale, varda tipule ja vaatan siin 2, see on see alumine keerd ja siis on ülemine keerd. Põhimõtteliselt võib siis kohe selle silma siia poole panna, kui korraks nad paremale vardale tõsta, kuidas tundub mugav, on praegu näitama pannud. Kohe siis vasakule vardale, mul on siin kõik 3 käsi ja nüüd ma pean pahempidi läbi kuduma ja hoolitsema selle eest, et tõesti kõigist 3 panen selle varda läbi ja koon selle pahempidi läbi, nii nagu ma kooks lihtsalt 3 pahempidi kokku või mingist paksemast lõngast ühe silma läbi. Siin on siis see 3 kokku pahempidine ja järgmise silma jälle mähin. Mähkimised tunduvad natuke tobedad võib-olla, kui seda esimest korda kududa, et mis ma neist siis mähin, kui ma nad pärast lihtsalt kokku koon. Aga asja mõte on selles, et kui nüüd mähkimise ei teeks ja lihtsalt keeraks iga kord tööd, siis jääks siia pärast suured augud. Aga need mähitud silmad, mida siis natukene tasub ka pingutada, mitte võib-olla väga palju, aga nii, et ta siuke ilus tihe oleks, päris ei lõtendaks siin midagi silma peal, siis need annavad selle kannale siia tugevuse ja tagavad selle, et siia auk ei jää. Aga nüüd samamoodi koon jälle parempidi kuni selle kohani, kus meil on see silm, mis on 2 korda mähitud, mis kohe välja paistab, kus suurem vahe on. Võtan need 2 lõngajooksu, koon selle silmaga kokku, mähin järgmise silma. Ja niimoodi koon lihtsalt edasi, kuni ma olen särmimiste silmadeni jõudnud. Ja praegu ma seda siis ei näita, see peaks olema nüüd eelmiste näidete põhjal tehtav. Ja siis ma tulen tagasi, kui ma olen jõudnud põhimõtteliselt kanna lõpuni, kui ma olen viimaste silmadeni jõudnud.
Nii, mina olen nüüd vahepeal edasi kudunud, mul on päris palju kanda juba siia moodustunud. Natukene näeb siin tasku moodi välja, selline, kui ta on laiali tõmmata, siis see on ilus kanda. Mul on jäänud veel väga vähesed silmad, nagu näha, et siin üks silm on üks kord mähitud ja üks silm on veel 2 korda mähitud ja paar silma kududa. Et siis ma näitan veel neid viimaseid ridu. Et siis on meil siin 1, 2 silma niisama kududa. Siis on mul siin see üks silm, mis on 2 korda mähitud. Korjan need mähkimise osad. Mõlemad ilusti varda peale. Panen selle silmaga siia vardale tagasi. Koon nad paremini läbi hoolsides. Ma tõesti koon kõigist läbi. Lasen ta vardalt maha. Mähin selle viimase silma. Panen tagasi varda peale. See on eelmine mähkimine, uus mähkimine. Eelmine ja uus. Ja ma keeran töö ja koon jälle taas rea lõpuni. Nüüd ma olen taas siis nii kaugel, et mul on peaaegu rida lõpuni kohta, mul on siin üks silm lihtsalt kududa ja siis on siin see silm, mis on 2 korda mähitud. Ma koon siin selle silma lihtsalt ära, võtan selle silma paremale vardale, võtan need 2 mähkimist ilusti vasaku varda tipu peale, panen selle silmaga siia tagasi, võtan see nüüd suhteliselt näha ja koon need 3 vahempidist ilusti vahempidi läbi. Nii. Ja see viimane silm, mis on 1 kord mähitud, selle mähin siis veel teistkordselt ja keeran uuesti tööle. Nii. Ja nüüd on tegu siis põhimõtteliselt sokikanna viimase reaga. Et meil siin see rida lõpeb selle silmaga, selle silmaga, mis on 2 korda mähitud. Ma koon uuesti siia rea lõpuni. Ja siis ma näitan kohe. Nüüd mul on jõudnud siis selle kanna viimase reani. Mul on siin üks silm, mis on 2 korda mähitud. Ja need siit edasi juba selle järgmise varda silmad. Võtan selle taas paremale vardale. Korjan siit nüüd 2 mähkimist. Varda tipu peale. Panen selle silmaga siia tagasi. Ja koon nad siis kõik 3 parempidi läbi. Nii. Nüüd on meil põhimõtteliselt kand tehtud, aga meil on veel küsimus selles, et siin kanna alguse juures on üks silm, mis on 2 korda mähitud. Aga samas, kuna meil siin ühtegi mähitud silma enam niimoodi üle ei ole, siis me tööd ei keera, me tagasi ei koo. Ja antud juhul tuleb siis nii, et tegelikult võiks nüüd need silmad jaotada 2 vardale tagasi. Selle kiirelt ära. Siis on võib-olla lihtsam näha, et see kohtus, mähkimistega silm 1 kohtusil. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mul oli 12 silma vardal. Nii, nüüd on uuesti silmad kõik 4 vardal. Ja nüüd selleks, et ma saaksin selle viimase mähitud silma ka kootud, siis selle ma koon järgmisel ringil. Et ma koon nüüd oma sokki edasi. Igatahes see on see hästi lühikese algusega sokk, ilma suunikute. See on näidissokk. Siis ma koon nüüd ära 2 järgmist varrast. Siin nüüd, kus on selline lõdvem koht, siin kanna lõpu ja järgmise varda vahel, siin ta saaks nüüd korralikult lõnga pingutada, et siia auku ei jääks. Ja see võib vahel kippuda jääma. Aga nüüd siin korralikult lõnga pingutades hakkama siis järgmist varrast kuduma. Täiesti tavaliselt, nagu ma lihtsalt ringselt kooks. Ma tulin siit kanna silmade pealt ja koon siit nüüd 2 varrast ära. Kui meil 2 varrast on ära kudunud, siis ma näitan veel korra selle viimase silma ära, mis meil jäi 2 korda mähitud. Aga praegu ma lihtsalt koon siin täiesti tavapäraselt oma sokki edasi. Kui teil oli mingi muster siin jalalava peal, siis koote mustrit edasi või mida juhi. Nüüd on siit kannast tulles need 2 varrast, mis olid tavaliselt silmad ära kootud. Ja ma jõuan selle uuesti siia kannani, siin on selline lõdvem koht, kus on see, tuleb lõnga pingutada. Ja samas tuleb läbi kududa meil see viimane silm, mille on siin hästi all on üks lõngajooks, mida ei tohi ära unustada. Ja siin üleval kohe tema kaelas on veel üks
et siis tasubki võtta see alumine ilusti pardale ja see järgmine ilusti pardale. Ja meil on siis siin veel üks. See on siin nagu selline kõige võib-olla ebamugavam koht, sest need on alumised siin suured pingud. Ma tõstan need. See on siis nüüd silm ja üks lõngajooks ja alumine lõngajooks. Kõik kolmekesi ilusti vasakul pardal ja koon need läbi. Tuleb ettevaatlikule ja vaadata, et tõesti kõik läbi kootud saaks, et meil ei tekiks ühtegi maha lastud silma ega midagi sellist. Kehv mul näidates, mul on siin kaamera väga lähedal. Nii. Ei tahtnud esimesel katsel ilusti läbi kudumist tulla. Katsutan uuesti. Ja mul on siin silmardal. Ja siis selleks, et meil siia mingit auku ei jääks, tasub selle lõng siit nüüd pingule tõmmata, et siia auku jääks. Siia alguses jääb kerge auke, mis jah, siin võib tundu suur. Tegelikult see, kui seal sokk on läbi vestud, siis siin mingid auku ei ole. Ja koon tavaliselt ringselt edasi täpselt nii nagu oma sokki kooks. Ja siin sokil on nüüd ilus tihke kand. Ja siin ei ole mingeid kannases mingeid auke, servad on ilusad tihedad. Ja välja on ilus poesoki kand. Ja ma näitan nüüd kiirelt ka selle soki, mis ma alguses näitasin. Et siin ka ilusti näha. Et see on nüüd kord läbi pestud ja ka siin kanna alguses ei jää mingit auku. Et siit kui niimoodi sõrme pressida, siis võib-olla on jah mõni selline veidikene lõdvem koht, aga samas kui sõrme pressida on siin ka tavalise silmade vahel juba tulemata kohta. Täiesti ilus tavaline sokk. Kahjuks ei ole mul mingit sokivormi, et seda ilmselt näidata, aga täiesti tavaline sokk ilusa tiheda kannaga. Ja täpselt samasuguse kanna. Kuskilt. Aga täpselt samasugune kand on ka meil siin kõrval, mille me just ise kodusime.